Tere tulemast tagasi Eemi Kitsuune tarotuppa ja täna natukene räägin siis mõnest oma eelmise elukogemusest. Ühes varasemas videos ma olen maininud ühte eelmist elu, mis siis avanes mul ühe juhusliku kaardiladumise vaatamise järel. Lihtsalt sirvisin YouTube'ist ja sattusin siis ühe tarolugemise peale, kus räägiti nii-öelda mingeid märksõnu ja tuli nagu siis nii-öelda märksõna ka eelmise elu kohta ja kirjeldati ühte tseeni, õigemini selle tseeni algust ja selle tulemusena siis mul nii-öelda just nagu mingisugune, ma ei tea, võib-olla ka kogenud seda, kuidas käib mingi kliks ja ühel hetkel sa tunned, kuidas siis nii-öelda pildid silmes hakkavad jooksma. Mul ka varem oli niimoodi, et kui nii-öelda need nägemuspildid ette tulid, siis need kippusid mustvalged olema, aga huvitav on see, et selle eelmise elu kogemuse juures nii-öelda tuli justkui värvifilm, et just nagu teisele tasandile oleks jõudnud. Ja kuidas siis see nii-öelda minu kurgutsakraga on seotud, siis see oli hetk enne minu tolle elu lõppu. Olin mingisugune rändteatri trupi liige, laulja, pidin alati kõige lõpus esinema ja aeg võis olla umbes selline keskaeg, 16. sajand, äkki natuke juba üle keskaja, seal renessansi poole välja. Ja kui ma mõtlen, milliseid riideid kandsid inimesed ja milline see plats välja nägi, et ma ei oska nüüd öelda isegi seda, mis maal see võis olla, aga igal juhul kuskil Euroopas tundus inimeste käitumise ja riietuse järgi. Ja seal juhtus siis selline õnnetus, et minu kõrval oli ka minu kaksikleek, ka tema nii-öelda koges seda ja temal on siis nii-öelda oma haavad sealt tulnud. Ja juhtus siis selline õnnetus, et ma hakkasin lavale minema või esinema ja mingisugune dekoratsioon murdus ja nii õnnetult, et mingi puuront kukkus mul otse kõri peale ja kõrist läbi. Ja mina kukkusin siis maha, minu kaksikleek võttis mind siis nii-öelda käte peale, tal pisarad jooksid, ma nägin tema ahastust, aga ainuke, millele ma siis mõelda sain, et täitsa jama, nüüd ma ei saa mitte kunagi enam rääkida ega laulda. Ja sealt siis katkes, et järelikult selle elu lõpp siis sealt tuli. Ja see oli nagu esimene kogemus, kus ma siis mõistsin, miks ma lapsest saadik ei ole suutnud oma häält hästi taluda, miks ma vältisin muusikatunnis laulmist ja miks mulle tundus, et see on midagi sellist, mida ma ei saa. See on just nagu mulle keelatud. Et ju siis eelmise elu plokk tuli sealt peale. Teine kogemus tuli üsna hiljuti seoses tähehingede teemaga ja lemuuriaga, kus siis pärast seda, kui nii-öelda ma vist kirjeldasin ka ühes videos seda, kuidas see valguse keele kogemus minuni jõudis, kuidas ma magades ühel hetkel püsti kargasin ja mingis võõras kummalises keeles mitte laulma, vaid rääkima hakkasin. Ja enne kui ma toibusin, siis see võis olla
noh, minutikene umbes, kui ma seda rääkisin, et see nagu aktiveeris midagi. Ja pärast seda siis unenägudes ja ka niisama piltidena on siis jooksnud läbi see lugu, kuidas Lemuria hukkus. See oli ette teada, et see juhtub, aga millegipärast oli määratud, et teatud hulk inimesi, olendeid peab hukkuma. Ja selleks, et nad järgmistes eludes ei oleks väga sügavate haavadega, mida tervendada, oleks vaja siis ohverdasid kaksikleekidest preestrinnad ja laulsid ühte teatud laulu, kuni Lemuria vee alla vajus. Ja sealt siis need erinevad pildid, kus siis mina paiknesin, kuna need preestrinnad olid koos muusikutega, see oli kaksikleekide paar, siis seal elus jällegi oma nii-öelda kaksikleegiga olin koos. Ja ma ei oska öelda, kas see nüüd oli varasem või hilisem lugu, tõenäoliselt varasem, aga ma ei ole ka kindel selles, kuidas siis see elude järjekord tegelikult on, sest mulle tundub, et aeg eksisteerib korraga, et meie siin elame mingis lineaarses aegruumis, aga tegelikult on kõik ajad justkui kiht-kihilt üksteise peal kogu aeg olemas. Ja kas me nüüd ühest elust teise rännates lineaarselt liigume, ma ei usu seda. Ma arvan, et see on kuidagi nii-öelda teistmoodi see süsteem. Aga igal juhul sellest elust, Lemuria hukust, on siis minu kaksikleegil ka sügav kaotustrauma. Ma arvan, et see ei olnud esimene kord, kui mina esimesena lahkusin. Ma tajusin, et ta ei olnud selle valikuga rahul, selle eneseohvertusvalikuga rahul. Ja see protest on talle sellesse elusse kaasa tulnud. Ma ei hakka siin pikemalt rääkima, kuidas see väljendub, aga nii see on. Ja mõnikord võib siis eelmise elu kogemust tulla ka mõnda filmi vaadates. Ehk siis üks elu kogemus on minuni tulnud selle kaudu, et vaatasin ühe laulja eluloo filmi. Ma ei hakka siin nimetama, keda või mida. Ma ei olnud varem temast eriti midagi kuulnud. See Ladina-Ameerika muusika oli must kuidagi nagu mööda läinud, aga selle filmi vaatamise ajal toimus siis selline ka hingeline äratundmine ja kummaline lugu, et ma ei olnud seda filmi varem näinud, ma ei olnud sellest inimesest midagi kuulnud, aga ma teadsin, kuidas see lugu lõpeb ja hakkasin nii-öelda, me koos vaatasime ja hakkasin siis nii-öelda nagu ette rääkima, kuidas sealt läheb. Üht-teist oli filmis muidugi teistmoodi, aga filmid on alati kunstiline tõlgendus. See oli ka päris huvitav kogemus. Ma arvan, et eelmiste elude lugusid ei ole tarvis tahtlikult otsida. Nad tulevad sinu juurde täpselt siis, kui selleks on õige aeg ja vajadus. Kõik need lood, need 3 lugu on minuni tulnud, et midagi tervendada.
No, esimene näiteks siis rääkimishirmu tervendamine, oma hääle aktsepteerimise tervendamine. Aga selle Muurja lugu, see kõlab võib-olla naljakalt, aga mul oli kaua aega torupillifoobia, ma ei talunud torupillimuusikat, aga selles nägemuses oli mu kaksiklik torupillimängija ja me surime nii, et mina laulsin, tema mängis torupilli ja see muusika siis nii-öelda natukene Titanicu hukkumist meenutas, kuidas orkester mängis. Ja no mis te ise arvate, kui sa oled ükskord surnud torupillimuusika saatel, kas sa siis teises elus seda armastad? Aga kui ma nagu selle teadvustasin, siis see foobia kadus kohe. Ja neid näiteid on teisi veel, et järelikult mingid sellised tervendamist vajavad kohad jõuavad nende eelmiste elude piltide kaudu meieni. Täpselt siis, kui selleks on õige aeg. Jaga sina ka oma muljeid, kui sinuga midagi sellist on juhtunud. Kuulan huviga. Järgmiste kordadeni.